Olen Sven Aluste ja igapäevaselt ehitan looduslike materjalidega. Koolitan lapsi ja iseehitajaid, et nad oleksid rohkem keskkonnateadlikumad ja materjaliteadlikumad. Ise õpin ma kõige paremini läbi praktika ja seepärast on kogemusõpe ka läbivaks tehnikaks minu koolitustel. Aastatega olen näinud, et ehitades põhu, savi ja puiduga loon ma selliseid ägedaid keskkondi, kus on hea olla. Ja mida ehitades ei kahjusta ma ei loodust ega ise ennast. Loen oma esimesteks õpetajateks vanaisasid ja isa, kus Ivaniga käisime metsas ja kalal, ehitasime tomatimaja ja paadikuuri, Endli ja isa kõrvalt nõkitsesime elumaja ja neid kõrvalla ja abitöid tehes sai palju meistritelt õppida ja kõrva taha panna. Rohkem teadlikumalt ehitasin üles mõne palkmaja ja tegin renoveerimistöid mõisates. Edasi jõudsin savi ja põhu juurde peagi ja olen üles ehitanud Hobukooli pargi ja loonud mõned väiksemad majad koolidele erinevas Eesti paigus. Õppinud saviehitust ja põhuehitust ja looduslikke krohve kasutama mitmes Euroopa riigis ja tänaseks koolitanud keskkonnateadlikkust ja loodusehitust, looduslikku viimistlust ikka läbi praktika. Miks ma valin looduslikud materjalid ehitamises? Kõige lähem mulle, millega ma suudan seostada hästi, on sisekliima. Et ma tahan luua sellist ruumi, kus sisekliima mind toetab. Võib-olla kõige suuremad käärid minu jaoks tavaehitusega siin sisekliimas ongi see, et kui mul on ilusad sirged plaadid, hästi kandilised, korrektsed nurgad, aga ükski kiht selles materjalis otseselt minu sisekliimale nagu kaasa ei aita, et võib-olla kui siis ainult visuaalselt võib leida rahuldust selles materjali valikus, aga et mul oleks hingatav õhk kuidagi parem, et ruumis leiduvaid baktereid või osakesi õhus, mida ma ei vaja, et neid üks või teine materjal seoks või neutraliseeriks, siis seda tavaehitusmaterjaliga naljalt ei juhtu. Nad ei ole selleks mõeldud. Aga materjalid, mis tulevad loodusest, siit samast meie jalge alt või meie ümber kasvamast, nad kasvavad koos meiega, nad on meiega väga sarnased või meie oleme nendega väga sarnased. Et nad sobivad, me sobime üksteisega väga hästi, me saame üksteisest rohkem aru, kui muutub temperatuur, muutub õhuniiskus, muutuvad muud siseklimaatilised parameetrid, siis looduslikud materjalid suudavad sellega kohaneda ja nad endiselt on meile toeks. Tänapäevase ehitusmaterjali puhul sellised parameetrid pole väga olemas, et nad suudavad kohanduda. Nii et enne kõik looduslike materjalide valik minu jaoks taandub sisekliimal. Edasi me võime vaadata juba ruumi sisemistest materjalidest väljapoole ehk konstruktsiooni poole, et kas me saame kasutada konstruktsioonis selliseid materjale, mis on taastuvad või on taaskasutatud juba või millest me saame luua vormi, mis meid toetab, mis meil on nagu hea olla selles selliselt vormitud majas või ruumis. Et kui me leiame loodusest sellised materjalid, siis see on igati plussiks, sellepärast et me ei tooda jääki juba ette. Kui see kasutusiga sellel ruumil või materjalil on ümber saanud, siis on küsimus, mis saab sellest edasi. Et me võime sama küsimuse küsida ükskõik millise materjali kohta, et kas on betoon, kergplokk, isolatsioonivill, mis iganes. Ja panna nad siis kaalukausile, et mõtelda näiteks, et selle kaalukausi juures on meie lapselaps. Tema kaalub neid materjale pärast. Mitte meid see enam ei puuduta, aga teda puudutab see väga otseselt. Ta kas läheb sellega prügimäele või ta saab sellest millegi uue vormida. Esimesel juhul prügimägi tähendab, et sul on mingisugune koht, kus
ladestatakse jäätmeid. Ehk siis me juba teame täna ette, et me tegime jäätmed. Kasutasime selle materjali ära, meil oli tore ja ongi kõik. Aga kui me kasutame looduslikke materjale, mida me saame taaskasutada või kui me ei saa taaskasutada, saame me teda loodusesse südamerahuga komposteerida, jätta ta lagunema loomulikus aineringluses. See on midagi, mille peale nagu see lapselaps tõstab pöide püsti. Ta ei saa nii teha selle peale. Sellepärast, et ta lihtsalt näeb, et see on olnud tark otsus. Nii et lisaks sisekliimale on mulle nagu väga oluline ka see, mis saab nendest materjalidest pärast nende kasutust. Kui küsida, kas looduslike materjalidega ehitamine või viimistlemine on kuidagi kallim või aeganõudvam, keerulisem võrreldes tänapäeva ehitusmaterjalidega, siis me võime võrrelda ehitusperioodi. Näiteks, et kui me ehitame tänapäeva materjalist või siis samal ajal ehitame looduslikest materjalist, et mida me investeerime sinna ehitusperioodi. Me investeerime sinna raha, me investeerime aega, kas enda aega või kellegi teise, kas me maksame selle eest või teeme tasuta tööd, eks ju. Igal juhul me sinna investeerime. Nüüd on küsimus, et kas need investeeringud on samaväärsed, kas me saame neid võrrelda tavaehitusmaterjali ja looduslik ehitusmaterjali. Kindlasti me saame rahas võrrelda, ega milleski muus me ei võrdle tänapäeval. Kui me paneme sinna ka emotsiooni juurde, et me ise paneme need materjalid kokku, ise loome selle ruumi, siis hiljem kindlasti kasutusaega võrreldes. Kui me selles ruumis viibime, me näeme igas selles ühikus, mida me näeme, siis me näeme enda tööd, enda aega, enda panust ja kas rõõmustame või kurvastame selle üle, see on meie enda valik, eks. Igal juhul meil on võimalus selle üle rõõmustada. Kui me tavamaterjalidega selle ruumi loome, me võime samu asju teha täpselt. Ega keegi ei keela meid rõõmustada selle üle. Mida me saame veel võrrelda, on võib-olla siis kasutusiga, et kui me nüüd 10, 15, 25, 50 aastat kasutame näiteks neid ruume või seda keskkonda, mille me lõime, et mida me siis selle aja jooksul sinna investeerime või milliseid emotsioone me kogume selle ajaga ja kui hea meil on olla seal. Milline oli see sisekliima, milline õhkkond, kuidas ta toetas meid igapäevategevustes. Seda me võime näiteks võrrelda, mida ehitusajal on natuke raske ette näha. Ja lisaks siis viimane faas, kus on siis lammutamine või taaskasutus või ümbertöötlemine, et mis siis saab, et mis siis on kallim või odavam, mida me jälle rahas saame võrrelda, et kumb läks siis lõpuks kallimaks maksma. Ja nii saamegi tegelikult kogu selle hoone või siis ka juba materjalide elukaare omale joonistada välja ja vaadata igas erinevas kaare etapis, milliseid investeeringuid ajas või rahas me oleme sinna pannud, mis siis lõpuks oli odav nii meile või arvestades keskkonda ja nii edasi. Need on kõik need võrreldavad kohad. Tänapäevaste materjalide juures on samuti reeglid, et mis kiht mille peale käib, kuidas asju kokku teibitakse, mida kruvitakse, mida liimitakse, mida pahteldakse. Kõikidel on materjalidel omad kohad, oma reeglistik. Sama ka looduslike materjalide puhul. Kuigi ma ütleks, et looduslikud materjalid on andestavamad, mitte et seal võiks palju eksida, aga seal on ruumi, on eksimisvõimalust ja on mänguruumi. Pluss siis, kui sa selle juba korra oled läbi teinud, sa saad kindlasti osavamaks kui algul ja sa näed, et seda on palju toredam teha. Võib-olla ehitusprotsessi juures ongi see üks selline aspekt, et kui me võrdleme ehitusobjekte, kus ehitatakse näiteks savi ja põhuga või kus ehitatakse küproplaatide ja villade ja metallkarkasside ja selliste elementiga, et üks on ikkagi väga ehitus ja müra ja masinad, seadmed, kogu see möll seal ümber. Teine on selline loomeprotsess rohkem, mina ütleks, et materjalid on sõbralikumad, mul ei ole vaja ennast nii palju kaitsta, keskkonda ümber enda
kaitsta millegi eest, mis sinna ei sobi või noh, mis iganes. Ja mul on rõõm seda protsessi parasjagu teha, see ei ole minu jaoks töö ja lõbu seal nagu väga hästi integreeruvad, et ei ole nagu väga selgelt öeldud, nii, see on nüüd töö ja see on selline, sest et töö ongi selline. Seal piirid hägustuvad ja palju, endal on palju, annab endale palju rohkem selline ehitus. Kasutades looduslikke materjale on enamasti võimalus ka hilisemateks parandusteks või ümber tegemisteks niimoodi, et kindlasti ei teki sellest jällegi prügi või jäätmeid, vaid tekivad detailid, mida saab uuesti kasutada. Kohe see sama, näiteks savi on selline materjal, võtan selle krohvi maha, segan ta uuesti veega läbi ja krohvin ta uuesti. Et ma võin seda teha 1000 kordi. Sellist materjali ei ole naljalt maailmas peale savi näiteks. Nii et kui materjal on taaskasutatav, need asjad, mida ma olen loonud täna 10-15 aasta pärast näiteks on muudetavad, disain on muudetav, sisekujundus, ma saan kõike, mis kõike, aga ütleme, ma saan enamust muuta seejuures kahjustamata nii keskkonda kui põhiliselt keskkonda ja materjalid on taaskasutatav. See on väga oluline aspekt minu jaoks. Kui mul on juba kodu, mis on värskelt või mõne aasta tagune ehitis, hästi tore on seal, kõik on hästi soe ja mõnus, aga et kui tahaks looduslikku sisekliimat kuidagi veel lisada või et kas on võimalik? Kindlasti on see võimalik. Ma ütleks, et esimene asi ongi sisekliimas võib-olla pinna viimistlused, et me saame näiteks viimistlusmaterjale juurde lisada või asendada, et savikrohv, lubikrohv, mis aitavad meie sisekliimat reguleerida, võtavad vaikselt sooja talvel ja annavad tasapisi tagasi suvel, kergelt võtavad jahedat õhku, annavad seda tagasi siseruumile, nii et pidev selline mäng ja niiskuse tasakaalu hoidmine on igal juhul meie tervisele väga, väga abiks ja see on üks element, komponent, mida sisekliimas saab parandada. Teiseks võib-olla akustika ja vajadusel lisasoojustus looduslike kiudplaatide näol, näiteks rooplaat, võhuplaat, et need on asjad, mida on võimalik lisada. Vaheseinas naabriga võib-olla tahad, et sinu õhtused raamatulugemised ei kostaks naabrile näiteks, siis võib panna põhuplaadi lisaks veel seinale soojustuseks ja seda siis viimistada kas krohvide või tapeediga või värviga, kuidas isu on. Ja väga head akustilised omadused ilma igasuguse mineraalvilla ruumi toomata. Mis veel? Massiivsed elemendid, näiteks mingid madal seina detailid, lisavaheseinad, massiivblokkides, toorsavitellis, vanad tellised, saviehitustehnika erinevate karkasside vahel. Võimalusi on mööbliesemed, näiteks luua massiivset mööblit. See mass on see, mida me nimetame termaalmassiks, mis siis aitab seda temperatuuri reguleerida ja olla jällegi sisekliimale positiivseks abimeheks. Alustan kursusega, mis on kas iseehitajale või koduperenaisele, inimesele, kes tahab olla teadlikum oma valikutest, kas uue ehitamisel või vana renoveerimisel või lihtsalt sisekliima parandamisel oma igapäevases ruumis või lastetoas, et inimesel oleks selles ruumis mõnus viibida. Alustame disainist, me teeme praktiliselt läbi arvutusi, joonistusi, me vaatleme erinevaid ruumikujusid, leiame optimaalset ja inimesele sobivat proportsiooni ja lõpuks ka siis teeme materjali valikuid, millisesse kohta üks või teine materjal sobib ja kuidas neid omavahel ühendada saab. Kursuse lõpus on sul selge plaan, millest alustada, kuhu sa välja võiksid jõuda,
sul võiks olla oma disain kogu sellele ruumile või väikesele majakesele, mille sa lood, kus nurgas, mida sa kasutad, millise eksperdi poole sa võiksid pöörduda, milliseid küsimusi küsida, kust leida looduslikke materjale. Sul on visioon oma projektist, sul on ülevaade Eestis tegutsevatest looduslike materjalide tootjatest, paigaldajatest, konsultantidest, spetsialistidest. Et sa oskad neid materjale leida ja sa julged alustada. Arvan, see on põhiline, mis see kursus võiks sulle anda. Loodusehituse disainikursus toimub laivis läbi Zoomi keskkonna. Peale igat kohtumist saad sa omale salvestuse, mida saad rahulikult omal ajal üle vaadata uuesti ja leida sealt neid, mida sa kohe võib-olla tähele ei pannud. Lisaks korraldan ka live küsimuste-vastuste kõnesid. Seal on sul võimalik küsida enda küsimusi ja saada neile ka vastuseid. Oluline on ka see, et kohtud sarnaselt mõtlevate inimestega ja neil on täpselt samad vajadused, samad huvid. Väga mõnus on rääkida, mõtet arendada, sealt võivad tekkida uued projektid, uued koostöömõtted, kõik on võimalik. Nii et see on kindlasti oluline osa selles kursuses. Kokkuvõtteks saad sa hulgaliselt praktilisi juhiseid, kuidas oma maja ehitada ja renoveerida võimalikult tervise ja keskkonnasäästlikult. Tule kursusele. Sveniga on selles mõttes, ma olengi põhjusega ikka tema koolitustele tagasi läinud, et see on andnud siukse hea koos toimetamise tunde, et Svenil on siuke oskus inimesi, kes koolitusele tulevad, nagu võtta selliselt nagu hästi vastu, et nagu panna rõhku sellele, et me õpime ka üksteist tundma selle koolituse kestel, õpime nägema, et mida iga inimene oskab või teab, et Sven ei ole nagu lihtsalt, et seisab käed puus ja seletab, kuidas asjad käivad, vaid kindlasti nagu õpid nagu seda seltskonda laiemalt tundma, et ma tunnen, et see annab juba siukse mõnusa vaibi koolitusele, et see on nagu üks asi, kui küsida, kui mõnusalt see sujub. Teistpidi muidugi see asjatundlikkus, et see staaž, mis Svenil on, et need kõik Prantsusmaal ja kus iganes riikides sa oled kaugel käinud õppimas ja pikka nädalate viisi mingit projekte teinud ja ise endale hoovine maju ehitanud, siis on usaldusväärsus, et sa tead nagu ikkagi, mida sa teed enam-vähem. Kui ma ise kõhkleme ja kahtleme, siis me teame, et saab nagu usaldada, kui me küsime nagu. Soovitan kindlasti Sveniga koostööd, sest Sveniga koostöös on kujunenud niimoodi, et mitte ükski mõte ei ole absurdne mõte, et absoluutselt kõik saab teostada ja see kerge huumorimeel, mis meid tööga saatis, et kindlasti, kui mõte tekib loodusmaterjalist renoveerida maja või lausa suisa ehitada loodusmaterjalidest maja, võtta Sveniga ühendust ja Svenil on ideid palju ja tal on ka huvitavad lähenemised. No ja muidugi koolituse käigus mulle väga meeldib see, et Sven jagab teoreetilist infot, sest mina tahan kindlasti teada seda, miks ma teen just nii ja mitte teisiti ja see on hästi oluline. Et see teoreetiline info on näiteks minu jaoks väga oluline, et ei öelda sulle lihtsalt, et tee nii, nagu ma praegu ette näitan, vaid ma tahan täpselt teada, miks ma teen just praegu nii ja miks ma ei tohiks teha naa. Ja selles osas on Sven väga hea, ta räägib asju lahti, aga ta ei räägi ka tunde, vaid kohe on praktika ja siis tekivad jälle uued küsimused praktika käigus, nii et see selline süsteem mulle väga meeldib. Ma tegelikult nüüd avaldan, et ma sellel aastal
tegin isegi läbi mitu Sveni koolitust erinevat, milles ma leidsin, et see võib mulle kasuks tulla edaspidi. Et aprilli alguses ma käisin ise sellisel põhupakkidega seina ehitamise koolitusel, teades, et mul endal tuleb see ette võtta siin suvel. Loodusehituse enda jaoks leiavad üles kõik need inimesed, kellele on loodus väga oluline, kes kuidagi on suhtes loodusega ja tunnetavad ennast looduses paremini kui teiskeskkonnas või linnakeskkonnas. Ma arvan, et nendel inimestele isegi ei olegi vaja midagi soovitada, nad lihtsalt leiavad tee loodusehituse juurde. Aga võib-olla siis nendele, kes ei ole nii-öelda veel nagu loodust enda jaoks niimoodi avastanud ja loodusehitust, siis võib-olla võiks olla selline motivatsioon ikkagi, et saavutada parem sisekliima endal elamisse. Et võimalikult vähem neid tehismaterjale ja rohkem looduslikke. Et minu jaoks oligi see üks põhiline motiiv, miks ma valisin loodusehituse.